Nõukogude võimu lõppedes jäid Eestimaale sellised, kui nii võib öelda, jumalast hüljatud paigad. Ja nii ka praegu mina siin kõnnin ja tunnen ikka selline kõhe, et peaks üle õla vaatama, et ega sa siin kellegiga koos ei ole. Aga just selliseid paiku armastavad militaarmängude sõbrad ja siin Suurpeal avasid Airsofti mängijad oma uue hooaja läinud nädalavahetusel. Meil ongi neid mängustiile on hästi palju. Tänane üritus on siis selline, mis siis ongi MilSim ehk siis Military Simulation ja siin on siis täiesti on see, et meil on olemas kõik jaokoosseisud, asjad, käsuliinid, siin on konkreetsed ülesanded, mida tuleb teha ja siin ongi siis see, et kui tavaliselt on siis mängudes on mingisugused etappide kaupa, siis täna on see, et on terve pikk päev ja ühe kindla ülesande nimel käib kogu tegevus. Me oleme 10 aastat siin sportlikult seda hobi teinud ja mõned meid siin on Kaitseliidust, mõned on lihtsalt endised sportlased, mõned on muudest igasugust organisatsioonidest ja meile lihtsalt meeldib selline patriootlik riigikaitse element. No kas see on siis patriootlik riigikaitse või? No eks ikka natukene mingid baasoskused saad omandada siit ja kuidas taktikaliselt liikuda ja toimetada ja et kindlasti nii-öelda päris eluga võrdusmärki ei tõmbaks, aga natukene saab ikka välja elada ennast. Airsoft on hea võimalus järgi proovida, kas relvadega tegelemine sulle sobib. Proovida võiksid, kui mõlgub meeles relvaloa tegemine või soovid liituda Kaitseliiduga. Proovima tulles ei pea sul endal mingit varustust olema. Kohale võid tulla 2 kätt taskus, ent viskame siiski pilgu peale, mida mängijal vaja läheb. Plaadikandja on seljas, vest, rihm on ka, kuhu lähevad mõned asjad külge. Siis on mul DMR relv, mis nagu mõeldud natukene pikemate distantsidele laskmiseks. Ja siis on loomulikult ka varustuseks relv, et kui keegi väga lähedale tuleb. Siin kontrollitakse, et relvad vastaksid turvalisuse nagu reeglitele ja iga mängija ka muidugi vastutab selle eest, et ta ei lase lähemalt, kui temal on lubatud selle relvaga on. Mul on näiteks siin kollased märgistused pandud. See tähendab, et ma lähidistantsil lasta ei tohi, mis on 30 meetrit. Selle jaoks mul on jällegi varustus olemas. Nii, ja meil on hästi palju erinevaid relvatüüpe. Kui keegi on filme vaatanud, siis igale maitsele leiab ka nagu Airsofti relva. Mina näiteks mängin snaipriga, see laseb kaugele, täpselt. Mõnel mehel on siin AR, mis siis laseb mitte nii täpselt, aga ikkagi on hästi äge, sest tal on selline nagu päris relvaefekt, gaas lööb tagasi, kõik süsteemid ja püstolid, granaadid, kõik muud asjad on ka olemas. Ma näitan võib-olla korraks granaati teile ka. See on selline Airsofti granaat. Seda kasutatakse ka Kaitseliidus õppustel, nii et väga hea kraam on kõik koos. Airsoftis kasutatavate relvade kohta puudub regulatsioon ja nii soovis mõni aeg tagasi Siseministeerium uude relvaseadusesse sisse kirjutada regulatsioonid paintballi, signaalrelvade, aga ka Airsofti relvade kohta. Samuti on palju kõneainet pakkunud tõik, et Eestis võivad ka alaealised relvataoliste esemetega militaarmänge mängida, samal ajal kui paljudes riikides on see keelatud. Palju ohtlikum on arvutimängud kui see, mida meie teeme. Et siin on konkreetne, et õpitakse relvakultuuri, saadakse päriselt aru, et relv tegelikult ise ei ole paha, et selle jaoks, et relv muutuks halvaks, selleks on ikkagi vaja seda inimfaktorit. Ja see on nüüd see, mida me õpetame noortele. Mina olen 15-aastane. Ja ütle palun, kui pikk see sinu Airsofti karjäär on? Praegu peaks olema umbes 10 aastat. 10 aastat, sa olid 5-aastane, kui mängima hakkasid? Täpselt nii. No aga ütle palun, mis see sind on köitnud kõik need viimased 10 aastat? Miks sa ikka veel mängid? Ma mängin sellepärast, et mulle endale meeldivad relvataolised esemed ja mulle meeldib see, mis siin tehakse. No kõlab väga-väga halvasti relvataolised esemed. Saad sa natukene lähemalt selgitada lahti? No see on siis, tegelikult on siis rutiin ja relvakäsitlus, et ohutus ja niisugused asjad. Et sellepärast mulle need relvad ja asjad meeldivad. Et tegelikult oleks vaja ju teada, kuidas need asjad töötavad, et mitte teistele kogemata liiga teha. Kunagi, kui kaitseväkke peab minema, siis on mingi kogemus olemas sellest. Et
siin metsas ja liinide vahel hüpata ja granaate üksteisele visata ja see tundub päris äge siin. No alaealisele see ei tundu üldse mitte kohane mäng olevat, mulle tundub. No oleneb, mis vanusest alati, et mina alustasin 14-aastaselt, et oleneb et kui liiga noort ei ole ka väga mõttekas siia saata, sest siin on ikka päris korralik maastik ja kuulid ikka valutavad ikka päris kaua. Et pihta saada on valus ja sinikad garanteeritud, seda kinnitavad kõik, kes kunagi ise mänginud, kuid see, mis siinkohal asja leevendab või hoopis hulluks teeb, on distants. Ja vaatamegi siinkohal üle ka ühe mängija nina, kes 3 nädalat tagasi tabamuse otse keset nägu sai. Mul on siin nina peal, siis 3 nädalat tagasi on jäänud märk. Sain ikkagi pihta. Et mõnikord on valus. Sõltub sellest distantsist, et kus lastakse. Et mõnikord on siis suht väike distants ja see on päriselt valus. No, nina oli siis ikka päris selline sinipunane oli punane, aga see on ka valus koht. Aga sellepärast me kasutame neid kaitsmeid. Ehk siis põhimõtteliselt hambad, silmad on kõige olulisemad asjad, et siis oleks kaetud ja suletud. Ja kiiver käib peas, eks ole? Ei ole kohustuslik, see on pigem lihtsalt, et nendele, kes tahab ikkagi sõidurit näidata, et mängivad ka ilma, mängivad ka mütsidega, ehk siis põhimõtteliselt, et ei ole keelatud, ei ole mingit reeglit selle kohta. Kuigi Airsoft pakub paljudele põnevat ja arendavat ajaviidet, jääb selle juures keskseks turvalisus. Selged reeglid, vastutustundlik korraldus ja teadlik osalemine määravad, kas tegemist on lihtsalt adrenaliini rohke hobiga või millegagi, mis võib kaasa tuua ka riske.